oli ammu, olen teise lennu vilistlane ja lõpetasin 1959. Ja meie lõpetamine toimus veel, see oli viimane lend, kes lõpetas praeguses pargimajas. Siis ei olnud veel valmis järgmisi maju Pargi tänava ääres. Maja oli muidugi ilus. Olin käinud seda varem ka vaatamas ja meid läks ühelt tänavalt, praeguselt Tähetänavalt, korraga 5-6 esimesse klassi, nii et läksime koos ja olime ka enne maja uudistanud, aga ikkagi see esimene sisseminek ja vaatamine, kõik need, ütleme siis, paekivist trepid, see oli midagi täiesti suurejoonelist võrreldes sellega, mis oli eramajades näha olnud. Ja meelde on jäänud, et meid oli algul küllaltki palju, pidime olema ühes klassis, siiski jaotati 2 A- ja B-klassiks, eks muidu oleks meid olnud klassis üle 50. Ja mis on eriti meelde jäänud, et need pingid tundusid kuidagi selle ilusa maja suhtes veidi niisugused nagu kobakad, kaldu olevad lauad, tindipotid ja nii edasi, kuigi me algul kohe veel midagi tindiga tegema ei hakanud. Aga meelde on jäänud, et uksest sisse minnes ja keldrikorrusel paremat kätt alumine suur ruum, mis hiljem küll klassina kasutusele võeti, oli siis sööklaks. Ja meid viidi sinna koos õpetajaga siis teatud vahetunnil sööma ja kõrvalruumis olid siis nii-öelda kokatädid, kes midagi tegid, põhiliselt anti meile suppi. Hiljem juba järgmistes klassides ei mäleta, et oleks niisugust sooja toitu saanud, võtsime võileivad kaasa, saime teed, aga see on väga meeles. Ja treppidest üles minnes teisel korrusel oli ka meie klass ja veel üles 5 trepp, kust oleks saanud pööningule, see oli tohutu põnev, aga pööningu luuki me kahjuks lahti ei saanud. Koolimajas elas tol ajal ka direktor, kes oli Rudolf Oja. Direktori korter oli siis teisel korrusel kohe vasakut kätt ja sealt samast korterist tuli ka meie klassi nende poeg Teet Oja. Nii et nendes ruumides, mis hiljem on meil muul otstarbel kas õpetajate toana olnud, elas ka veel järgmine direktor Samuel Mäe. Meeles on eelkõige keskkooliaegsed. Nimelt oli meil traditsiooniks märgiaktus, mis oli siis lõpuklassi alguses ja siis kinnitati sellel aktusel, mis oli tõesti väga pidulik, kõigile rinda koolimärgid. Idee tuli aasta varem ja üldse keskkooli osa oli ju ka alanud aasta enne meid, sest me olime teine lend ja oli vaja koolimärgile kavandit. Kavandasime seda koos ühe oma klassi noormehe Enn Puussepaga, kellel isa oli kunstnik, nii et kui me olime kavandi valmis joonistanud, tema täpsustas ja kodust tuli tuua siis või otsida õbedat ja Tallinna viidi need tegemisele ja kui nad siis valmis olid, siis pidulikul aktusel ja me kandsime seda siis terve lõpuaasta ja see eristas meid nagu abituriente teistest noorematest. Mingeid erilisi muid traditsioone, mis olid õpilastega seotud, ei olnud, oli riigipühade tähistamine ja tavalisemad sündmused. See, et ma tahtsin õpetajaks saada, on ema jutu järgi teada, et ma olevat 5-aastaselt, kui mul õde koolis käis ja ma salaja tema juurde tundidesse pugesin, olevat ütelnud, et minust saab kindlasti õpetaja. Olin sellega ka nõus kogu keskkooli aja, kuid viimases klassis tekkis väikseid kõhklusi, sest kuulsin, et Tartus on olemas niisugune eriala nagu geoloogia ja ehk siis saab ka sellega reisima minna. Aga sel aastal Tartusse vastuvõttu ei olnud ja selge oli see, et siis ma läksin tolleaegse nimega Tallinna Pedagoogilisse Instituuti ja kuna seal oli avatud ka just kunsti eriala, täpsema nimetusega oli see joonistamine, joonestamine ja tööõpetus, siis läksin ma
sinna. Kuna ma olin tol ajal ka üsna tugev sportlane, ei jõudnud ma veel sisseastumiseksamitele viimase või õigel ajal ja kui ma siis tulin ja ütlesin, et olin võistlustel, lasti mul ära teha 2 päevaga kõik sisseastumiseksamid ja sees ma olingi. Ja ega ma ei kahetse, et ma just sellele erialale läksin, see haaras mind jäägitult. Kui ma lõpetasin, siis oli tol ajal ju kohustuslik suunamine. Ja suunamine toibus pingerea kaudu ja mind ei suunatud Keilasse, ma sain suunamise Tallinna, sest Keilas küll elasin, oleks Keilas saanud sõita ja ma töötasin juba ka viimasel kursusel õpetajana 8. koolis. Nii et oleksin ma sinna jäänudki, kui ei oleks tulnud ühel päeval tolleaegne õpetaja ja ka hiljem õppealajuhataja Kadri Luige ja ütelnud, et direktor Kukner tahab suga rääkida. Tulin siis koolimajja. See oli siis juba see kollane maja, mis on siis pargimajast peale seda vaheosa. Ja siis tegi direktor mulle ettepaneku, et miks ma hakkan sõitma iga päev Keilast Tallinna, kuigi olin ka õppimise ajal seda kogu aeg teinud, et pere on sul Keilas ja tule Keilasse tööle. Tal ei olnud küll kohe anda mulle kunstitunde, sest tol ajal andis kunsti õpetaja Jaan Arjak, kes küll erialalt oli ajaloolane, aga pani mind andma matemaatikat, kus ma olin ka kooli ajal tugev olnud. Aga varsti muidugi olukord muutus. Esiteks sain ma avada tolleaegses mõistes tasulised kunstiklassid, kuhu soovijaid oli üsna palju ja edasi sain juba ka täiskoormuse. Ja minu väga pikaajaline töö oligi direktor Endel Kukneriga. Tulin Keila kooli tööle 1967. See aasta on imeliselt meeles, sest sel aastal oli valmis saanud see vaheosa, mis ühendab seda kollast maja selle Vabadussõja monumendi uhke pargimajaga ja alumisel korrusel oli seal väga suur ja mahukas söökla ja 26. novembril peeti siis kooli 100. sünnipäeva, sest kooli sünnipäeva kooli algust peetakse aastast 1867, mis ei olnud küll siis Keilas eraldi olevas majas, aga see 100 oli küllaltki tähtis. Oli väga palju külalisi, olid kõik õpetajad. Igal juhul kogu see alumine korrus oli inimesi täis, väga pidulik, väga palju kõnesid, väga palju kingitusi koolile, sealhulgas ka väga palju maale graafilisi lehti, mis siis sai pandud kooli seintele ja nendele asukohta otsides. Kui alustada mitte tööst, vaid koolist, siis algul oli Keila 7-klassiline kool, siis nimetati ta ümber keskkooliklassi moodustamisega Keila mittetäielikuks keskkooliks. Siis kui ma kooli tööle tulin, oli ta Keila keskkool ja vene kooli eraldumisega tuli siis Keila esimene keskkool. Seal olin ma veel õpetaja, aga juba veidi hilisemal ajal tegi direktor mulle ettepaneku võtta õppealajuhataja roll. Kool oli nii palju kasvanud, et üks õppealajuhataja ei tulnud enam toime. Ja nii me olime väike päevaga teine teisel pool lauda, aga see oli juba uues koolimajas, kuhu me olime kolinud 1975. aastal oktoobris. See on see Põhjatänava maja, kui seda maja nimetatakse Põhjamajaks, siis see oli seal Põhjatanaval asuv koolimaja, kuhu kool jäigi 35 aastaks, ennem kui 2010 siia kolis. Ainult üks aasta oli, kus ma tunde ei andnud, samas ma võtsin osa igasugustest õpetajate ja kooli üritustest, kas siis niisama või kutsetega. Ma ei tundnud, et ma oleksin koolist lahus olnud. Võin ausalt öelda, et Keila kool on minu kool algusest kuni praeguseni. Ja võin öelda, et ma olen täitsa uhke selle üle, sest olles ka väga-väga palju vilistlastega tööd teinud, see tähendab, et korraldanud vilistlaste kokkutulekuid väga pikka aega, ei ole ma veel kellegi käest kuulnud, et
keegi oleks halvasti ütelnud selle hariduse kohta, mis nad Keila koolist on saanud. Meenutatakse Keila kooli ikkagi väga hea sõnaga ja Keila koolist on tulnud ka väga palju nimekaid inimesi. Väga raske on öelda, mis see kõige erilisem oli. Esiteks sinna sisse kolides oli süsteem nüüd teine. Kui me siin Pargi tänaval olles olime õpetajad need, kes jooksid õpetajate toost tundidesse erinevatesse klassidesse, sest klassidel olid koduklassid. Olid olemas ainult eraldi füüsikaklass, keemiaklass ja muusikaklass. No kehaline kasvatus muidugi toimus siis aulas, mis oli nii aula kui võimla kõik kokku. Uude majja kolides said kõik õpetajad omale kabinetid. See oli juba midagi väga, väga erilist. Jaotati ära kas siis ainete kaupa, et 3. korrusel oli põhiliselt eesti keel, 2. korrusel oli matemaatika ja nii edasi. Ja sain seal ka endale eraldi kunstikabineti, kus ka kunstiajalugu muidugi siis andsin. Ja midagi erilist, võib-olla midagi naljakat sellega, et kuna koolis olime seal juba 35 aastat, siis kool hakkas amortiseeruma ja üks küll imelik lugu on sellega, et ükskord hakkas levima 3. korruse peal niisugune imelik lõhn. Ei saanud aru, aga selles klassis töötas õpetaja Pille Savisaar ja tema ütleb, et midagi on lahti. Ja kui siis uurima hakati, siis leiti, radiaatorid olid siis niimoodi katetega, puidust niimoodi tribuliste katetega akende juures, et ühe radiaatori juurest leiti surnud rott, kes oli seal siis hakanud seda haisu levitama. Hiljem leiti neid veel mujalgi. Siis üks huvitav seik on see, kui õpilased tulid ideele, seda oli kuuldud Tallinnast, et maalida koridoride seinad nii, nagu nemad nüüd tahtsid. See tähendab, kas teha kavandid ja mitte graffiti mõttes, vaid piltidena. Alguse sai sellest, et bioloogiaõpetaja Eve Sauemägi laskis õpilastel maalida oma klassi tagumise seina tervikuna täis ja see oli siis muidugi looduse teemadel. Hiljem koridoride seintele tuli kõike muud. See oli omamoodi vahva, aga see oli ka küsitav. Igal juhul, kui direktor vahetus, siis ta leidis, et see on äärmiselt ebasobiv ja laskis need kõik ümber või üle värvida. Õpetaja Sauemäe klassis püsis see muidugi kauem. Kui meenub midagi erilist, siis on selle maja üsna lõpu osas toimunud tohutu suur vilistlaste kokkutulek. Üldiselt oli neid toimunud iga 5 aasta järgi. Ja see sai alguse juba sellest ajast, kui ma Keila kooli nagu tööle tulin. Saime vilistlastega kokku, ma ei tea miks, aga mind valiti vilistlaskogu esimeheks ja see tähendas, et minu peale jäi nagu iga 5 aasta tagant organiseerida see kokkutulek. Õpilaste arv aga kogu aeg kasvas. Ja nii oli lõpuks, et me ei mahtunud enam ära ei aulasse, sest seal oli peale pidulikku osa olid ka lauad, oli puhvet ja nii edasi. Siis ei mahtunud ära aulasse ja võimlasse, läks kasutusele pikk 2. korruse koridor ja kui siis toimus enne sealt ära kolimist viimane kokkutulek, siis tulid juba ka klassiruumid kasutusele. Ja ei saanud enam ilma mikrofonita läbi, need olid tihti rivistusega ja kui ilm lubas, siis kogunemine oli ka kooli ees. Tegin seal tohutult palju pilte ju, kui tolleaegne direktor Irene Saarsoo küsis, kui need pildid olid ilmutatud, miks ma nii palju neid tegin, et poleks ju vaja olnud. Ja kui ma siis näitasin, et siin on koos juba 3 põlvkonda, see tähendab emad, kes olid Keila koolis õppinud, ma mõtlen keskkooli osas, mitte need varasemad, kui 6-klassiline oli, siis nende lapsed ja ka juba lapselapsed. Ja see oli midagi niisugust täitsa erakordset tol ajal. Ühel järgmisel olid veel ka juba telgid välja pandud.
Üks asi, mis veel meelde tuleb, on see, et kui olid lõpupeod, see tähendab, kui lõpetas järjekordne lend, siis üldiselt olid aulas kaetud ka lauad nii lõpuklassile kui ka õpetajale, tohutu suured lauad kõik koos, laudade eest hoolitsesid lapsevanemad ja kestis, kas algul oli küll tavaline muusika, hiljem juba kutsusid lapsevanemad ka bändid esinema ja see kestis tavaliselt, traditsiooniliselt kuni päikesetõusuni. Kui päike tõusis ja peaaegu keegi lahkunud ei olnud, siis oli kogunemine kooli trepile ja sealt siis mööda seda pikka kasealleed toimus lõpetajate lahkumine. See oli omamoodi kurb, aga emotsionaalne. Ja see jääb tõesti väga kauaks meelde. Muide, selle Kaskede allee istutas kunagi õpetaja Anti Rohtoja koos oma õpilastega. Võib-olla väike eeskuju sellest, et kunagi Pargi tänaval olnud õpetaja Hugo Venda istutas selle Vahtra allee, mis läheb siis algkoolimajast praegu kuni Paldiski maanteeni. Ma arvan, et päris suurt rolli. Need, kes Keilas elavad, vähemalt varem ju panid kõik oma lapsed Keilasse kooli. On jah, viimasel 10, võib-olla ka 15 aastal toimunud muudatusi seoses sellega, et on Tallinnas mitmeid prestiižikaid koole ja kui on lastevanematel võimalus ja õpilased need katsed läbivad, et panna sinna. Seega on praegu vähenenud Keila kooli gümnaasiumi osasse peale 9. klassi lõpetamist tulek. Aga varem oli see nagu täiesti tavaline, et tuldi edasi oma linnakooli. Ma ei kujutaks ette, et Keila oleks ilma selle koolita. Vast ainus asi on see, et kool on paisunud tohutu suureks ja seda hallata mitme maja vahel, kuna ta on nüüd 9 kooliks kokku viidud. See on minu isiklik arvamus, aga oleks lihtsam seda hallata, kui oleks eraldi kas siis gümnaasiumi osa või põhikooli osa, et nad ei oleks kõik üks. Kui Aivar Põldvee oli uurinud hariduselu algust siinkandis üleüldse seoses Forseliusega ja nii edasi, siis jõudis ta tegi Tartus õppides ka oma diplomitööd, mille raames ta ka seda materjali kogus Keila kihelkonna loost ja siis ta leidis, et juba, see oli 92. aastal, et juba 300 aastat tagasi on hakatud Keilas õpetama lapsi lugema, seejärel ka kirjutama ja muidugi kirikulaulude ja kõikide õppimist. See ei ole küll, ütleme, kooli sünniga seoses kool, kui selline institutsioon tuli hiljem, aga hariduselu on sellest ajast. No ja siis tuli idee, et järsku seda ka ikkagi kuidagi materiaalselt tähistada. Tol ajal oli koolil tugev seos Keila autobaasiga. Autobaas oli meile siis nagu, kes aitas ja siis tolleaegse ühe autoõpetus oli ka ju siis veel koolis sees, nii et keskkooli osad võisid saada omale autojuhiload. Ja siis tuli meid veel, et otsiks ja teeks kivi. Kõigepealt, et kust kivi saada, sest rahalist toetust kuskilt meil võtta ei olnud ja tolleaegne autoõpetaja Vello Salandi ja mina siis saime kooli õppemasinaga sõita ringi siin lähikonnas. Käisime küll Tutermaalt kuni Humalani, sealt Keila jooni, vaatasime põldude peal neid nõukogude ajal kogutud kive. Need olid tihti ju väga suured graniitrahnud ja täitsa huvitav oli, et kas see sobiks, kui suur ta on ja kas on võimalik ära vedada. Lõppude lõpuks siiski paari sõidu järel leidsime 3 niisugust kivi, mis meie arvates sobisid. Nüüd oli vaja ka kraanat, autobaas aitas ka selles osas. Tõime need Keilasse, panime need koolimaja lähedusse ja siis juba võtsin ühendust oma lennu klassikaaslasega Urve Salumaaga.
siis ta kandis juba nime Urve Varik, ta õppis kunstiinstituudis, mitte küll skulptuuri, vaid nahkehistööd, aga ikkagi. Ja tal olid ka võimalused laagris olevas kivitöökojas siis teha üht-teist ja see kivi sai sinna toimetatud ja seal siis ka see kiri sinna kivi peale raiuti. Kivi toodi tagasi, siis tekkis küsimus, et kuhu see paigutada ja kuna tegemist oli hariduselu kiviga, siis seal, kus on praegu kultuurimaja, sealt veidi nihkes asus kunagine köstrimaja, kus siis ka seda lugemuõpetust saadi või leeriõpetust saadi ja see kivi sai sinna paigutatud. Ajad aga muutusid, kui kinohoonest oli saanud pangahoone ja sinna ka lõbustusasutus tehti, siis ei sobinud see kivi enam sinna. Rääkisime ka seda juttu linnavalitsusega ja siis see maja oli juba valmis ja sealt edasi juba toimus selle kivi paigaldamine siia. Kahjuks oli see niimoodi salaja, et me, mitte salaja, aga ühesõnaga me ei teadnud keegi, millal see siia toodi, vaid lihtsalt avastasime. Muidugi on see väga hea, et see kivi on siin. No lähitulevik on see, et oleme kõik üheks praegu koondatud. See, et vene emakeelega õpilased õpivad ka praegu selles ühendatud koolis, on omaette probleem, sest rahvuskoole on olnud ka varem, on olnud Eesti ju esimese vabariigi ajal ja nii edasi. Selles suhtes ma saan praegu meie poliitikutest täiesti aru ja see võib nii olla, aga see, et praegu nii suureks on läinud, ma siiski loodan, et tulevikus maju on ju nii mitu, et võib-olla oleks võimalik kuidagi seda jaotada, kuidas siis täpsemalt seda peaksid siis juba läbirääkimised näitama nii, ütleme, kogukonnaga, linnavalitsusega ja koolidega. Ma loodan siiski, et see ei jää mammutkooliks. Midagi siiski meenub, millest mul on väga kahju. Enne ärakolimist Põhjatänava koolist sai peetud koolimuuseumi 50. aastapäeva. Koolimuuseumi asutas kunagi õpetaja Ardvee, siis töötas temaga õpetaja Liivaste, kes oli eesti keele õpetaja ja kõige suurema panuse võib-olla selle muuseumi töösse andis õpetaja Rutt Kupner, kes pensionile jäädes hakkas seda vedama, kogudes väga palju ajaloolist materjali Keila kooli kohta. Kuigi algus oli tulnud õpilaste kogutud vanavarast, siis hiljem dokumentaalne materjal sai väga palju täiendust. Õpilased tegid kooli ajaloo teemadel uurimistöid ja kõike muud materjali, mis oli nii esemelist materjali. Muuseumis oli ka see esimene arvuti, mis kunagi Keilasse jõudis ja selleks oli Juku, pisike armas Juku, mis peab praegu veel alles olema. Koolimuuseumis olid mitmed kooli erinevad lipud, väga palju sümboolikat ja kõike muud. Kahjuks siia kolides algul oli lubatud, et ma ei tea küll, kes lubas otseselt, ja ka rääkides siis selle kolimisaegse direktori Iriin Saarsooga oli kavas, et siia tuleb ka kindlasti koolimuuseum, et selleks leitakse ruumid, oli läbi räägitud meil juba, missugune see olema saaks, tähendab oma kujunduselt juba kaasaegne, hea küll, et selles praeguses osas, mis jääb sinna valvelaua taha, ma ei tea, mis sellega küll nüüd tehakse, aga seda hakatakse korrastama, et seal oleks saanud ruumid koolimuuseum. Aga sai kõik asjad ära pakitud, kastidesse toodud, siis selgus, et esemelise osa jaoks ei jää ruumi, sai läbirääkimised peetud Harjumaa muuseumiga, need sai sinna viidud. Sealne varahoidja Amal Siniver käis mitmeid kordi, vaatasime algul osa, mis sai ära anda, siis edasi veel ja veel, kui selgus, et muuseumi ruume ei tule. Ja see dokumentaalne materjal praegu seisab siis
kooli raamatukogus ühes ruumis. Sellest on mul tõesti kahju, aga minu jutust seal ei piisanud. Kurb oli, et see muuseumi asi jäi kõik pooleli või õigemini jäi katki. Ja väike probleem on. See seostub ka sellega, mida me praegu teeme, et tänapäeva tehnika on jõudnud selleni, et kas on video, intervjuud ja nii edasi, see kõik läheb ju kooli ajalukku, kuid ega see ei välista seda, et siiski võiks olla ka veel midagi paberil. Arvutitega võib kõike juhtuda, võib midagi kaduda ja nii edasi. 100% ei saa kindel olla, kuigi loodame, et nii ei juhtu. Ja selle tõttu, sellest raamatust on kindlasti varem juttu olnud, see raamat ilmus, see ongi kooli ajaloost, ilusa nimega Õpime elule, mis on ka selle maja motoks siin, ilmus 2004. Ja peale seda ei ole enam midagi paberkandjal. Ma saan aru, et see on rahaliste probleemidega seotud, see on kogu selle materjali sellest ajast siis kuni tänapäevani kogumine, aga väga tore oleks, kui see siiski jätkuks. Ei ütle, et paber kannatab kõike, aga paber on väärt, et sellele midagi salvestada.